Intervjuu helilooja Liisa Hirschiga. Mis on teie loomingu läbiv joon? Ma arvan, et minu loomingu võib-olla üheks selliseks läbivaks jooneks on keskendumine helile. Ja see, et heli ise juba kannab mingit väga suurt informatsiooni hulka. Ja teine asi on kuulamine. Et ma tahaks anda nagu helile aega ja ruumi ja muusikutele ruumi kuulata helisid. Et kuulamine on tegelikult selline asi, mis on võib-olla ka üleüldises plaanis väga tähtis inimestel oma vahel. Aga siis muusikas saab sellest veel omakorda väärtus. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Ma kirjutan väga palju visandeid ja väga palju isegi selliseid skeeme. Et ma ei ole selline tüüpiline helilooja, kes hakkab kõigepealt või kirjutab nagu nii-öelda takt 1 ja siis hakkab sealt edasi minema, kui nii jõuab siis lõpuni sinna 2 takti jooneni välja. Et selles mõttes on mul väga palju aega vaja enne, kui ma üldse tegelikult midagi paberil suudan kirjutada. Aga ma ei tea, kas ma näitan äkki või? Okei, et mul on näiteks siin üks selline näide ka ühest. See on näiteks minu üks skeem, mida ma kasutasin ühe loo juures. Et sellest siis umbes paar kuud hiljem alles sündis teos. Aga kuna mulle meeldib kirjutada selliseid tugeva struktuuriga ja tugeva kontseptsiooniga asju, siis see on nagu ainult võimalik olukord minul kirjutada üldse tegelikult. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Enim rõõmu valmistab ikkagi see, kui tunned, et see idee kannab ja seal on mingisugune selline sisemine jõud. Ja siis selle jõuga koos edasi minna ja mingisugune selline seisund avastada ja vaadata, kuhu see siis nagu kasvab. Et see on hästi põnev. Ja eks see raske moment on siis, kui lihtsalt see idee nagu ei kanna. Et kui ta kuidagi püüad nagu leida ja tundub, et nagu seal võiks olla see potentsiaal, aga kuidagi midagi ei õnnestu ja siis raiskad nagu mitu päeva aega selleks, et üldse nagu aru saada, et miks ei tööta ja tundub, et nagu see on selline mahavisatud aeg ja see aeg on nagu see raske hetk. Aga muidugi lisaks sellele on ka veel võib-olla sellised puht füüsilised asjad, et heliloomingus on vaja hästi palju istuda näiteks ühe koha peal ja mõelda. Ja vahel nagu lihtsalt väsib ära sellest, et siis on vaja minna jalutama. Mis teid inspireerib? Ma arvan, igal inimesel tekib neid oma selliseid tähtsaid, ma ei tea, asju, kuhu saab siis nagu selle inspiratsiooni otsimiseks tagasi minna. See võib olla film või see võib olla mingisugune hea muusika või see võivad olla kellegi mõtted. Et tähtis on see, et oskab siis nagu leida seda jälle, seda tagasiteed sinna. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? No eks eeskujuteks saavad ikkagi sellise sarnase mõttemaailmaga isiksused. Ja kes on juba nagu mingid küsimused võib-olla enda jaoks ära lahendanud. Aga mulle tundub, et üheks väga suureks mõjutajaks inimesele või eriti heliloojale tema arengus on tema õpetaja. Et muidu oleks raske tegelikult midagi õppida, kui me ei saaks mõjutatud nii-öelda sellest isiksusest. Et niimoodi ainult saab ta ju meile midagi õpetada.
aga see tähendab ka seda, et seda õpetajat peab valima väga, et kelle juurde õppima minna või siis tuleb julgeda ka ära minna, kui vaja. Mida soovitate noortele heliloojatele? Ma arvan, et nagu üks asi, mis saab hiljem selgeks, on see, et see on nagu, esiteks on see kutsumusala, et see ei ole tavaline töö, mis lõpeb siis, kui tööpäev lõpeb, et see võtab palju energiat ja palju tegelikult pühendumist ja teine asi on see, et kui sa oled nagu loomu poolest tiimi inimene, et sulle meeldib koostöö, siis või ütleme nii, et sulle meeldib koostöö rohkem kui üksi olemine, siis võib-olla ei ole see õige ala, võib-olla tekib raskusi, sest see nõuab ikkagi väga palju üksindust ja väga palju iseenda mõtetega koos olemist, üksi keskendumist, et enne kui nii-öelda siis minna selle loominguga välja ja muusikute sekka ja see nagu sotsiaalne külg hakkab, et enne seda võib olema väga, väga palju üksi, et kõigile see lihtsalt ei sobi. Üks soovitus võib-olla ka noortele heliloojatele oleks see, et ei ole nagu ükski idee ei ole tegelikult loll idee, et igast ideest on võimalik arendada midagi edasi ja võib-olla need kõige jaburamad ideed võivad viia täiesti uskumatute avastusteni, mingisuguste uute lähenemisteni, et tihti on nagu see konstaabel, kes peas siis nagu paneb selle tee kinni, on tegelikult see hirm, et kui sellest saab üle olla, et siis et see oleks siuke soovitus. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.